väga hea ülevaade, ma ei ole. Aastatel 68–74 ja seda perioodi võib lugeda tõesti Pirni õitsengu ajaks, mis oli saavutatud tänu varasemale väga tugevale tööle nii Eesti kui Nõukogude Liidu tasemel. Suhetest tallinlastega tollest perioodist nii palju, et käis pidev kemplemine tuusikute suhtes, kes kui palju saab liidu piires reisida. Ja kui senini oli olnud 60-65 tuusikut Eesti kohta ja need jagunesid umbes suhtega 2/3 Tallinnasse, 1/3 Tartusse, siis pärast seda sai Tartu ikka vast pooled alati. Priit Pürsti valitsemise ajal hakkas Pirn ka laienema, öeldud parem paljud inimesed läksid Tartust edasi ja hakkasid tekkima väiksed klubid või õigemini öeldud alpinismi sektsioonid Viljandisse Jaak Summeri juhtimisel, siis lõuna kõrgepingevõrkude juurde, kust on härra Mart Kainel, Tartu autoremondi tehasesse ja Tallinnas oli, nagu mainitud, Heino Paltser, püüdnimega maamees. Erik Reino, alamast. Tollel ajal oli Eesti alpinism kuulus Nõukogude Liidu alla spordiselts Kalevi kaudu, mida juhtis Ilmar Priimets ja Pirni president Priit Pürst oli tollal selle presiidiumi abiesimees. Ja koos tehti tõesti suur töö ära Eesti alpinismi arendamiseks. Sellest annavad märku ka head tulemused Pamiiri lumeleopardide ja lumeleopardide nimistu kujul, mis on päris pikalt nagu näha või. Tollel perioodil olid ka Pirnil omad ruumid, mis asusid Pääri tänavu Musumäe all Tartu Ülikooli füüsikakateedri juures, jah. Praegu meil paraku nagu omi ruume ei ole, eks paistab, kuhu me tulevikus uued ruumid saame. Kuna eestlased olid võib-olla Nõukogude Liidu mastaabides suhteliselt hea haridusega seal alpilaagrites, kõik olid ikka ülikoolis käinud, teadki keeli ja tükki maid, siis oli võimalus suhelda ka väljamaiste gruppidega. Ja 72. aastal oli nagu esimene võimalus suhelda bulgaarlastega. Bulgaarlased tahtsid, kuna neil endil mägesid ei ole, Kaukaasias ronida ja vahetusgrupina siis sai eestlased rohkem suvitusreisile Bulgaariasse minna. 73. aastal käidi suhteliselt kõrge tasemega ekspeditsioonid Edela-Pamiiris ja tehti ka 5B kõrgtravers Nikolaadse ja Karl Marxi tippude vahel. 74. aasta välissuhetest oli tähelepanuväärne selles mõttes, et saad esimest korda Lääne-Saksamaale. See oli tõeliselt suur sündmus, sest tavaliselt välisreisid eriti kapitalistlikesse riikidesse läksid ka Moskva inimeste vahel jagamisele. 74. aastal asutati ka Pirni klubi liikmemärk, mille autoriks on Jüri Martin. Joonis on asutamises saadik olemas ja piirkonna enamus Eesti kohalviibijatest praegu. 77. aastal tähistati Tartu Ülikooli taasavamise 175. aastapäeva ja tehti Parroti Kaspektide tõusu sümboolne lõpetamine ja
tollest ajast tulid ka uued tegijad, kes praegu austust väärivate vanema generatsioonide kuuluvad. Nimedest nimetaks Kriis, Otsas, Parmas, Hansen, Paaver, Tamm, Puun, Täpp ja Pärgmäe. Ja see oli Firni, siis öelda vast kolmanda põlvkonna esimene omatehtud suur ekspeditsioon peale 74. aasta kaotusi, kus mitmed meist meie hulgast kukkusid. Nagu juba mainitud, toimusid 3 Balti riigi alpinistide ühised ronimisvõistlused, need olid kord aastas ja maipühade aegu. Algne koht oli Olingalts, mis asus Daugava kaldal. Sinna tammi ehitamisega paraku see ujutati üle ja pärast seda toimusid ronimisvõistlused mitmel pool Eestis, Mustjalas, Sontikal, Rannamõisas, kus toimusid ka pidevalt Kalevi esivõistlused ja lõpuks jäädi sellise koha juurde nagu Lielupe, mis asub Lätis. Ma olen vaikselt üle libisenud Kulda Vääremaa presidendiks olek aastatelt, siis ma võin anda ka tema tervitused edasi. Kulda oli siis president aastatel 74–77 ja peale teda Ivo Parmas aastatel 77–80, kes peaks siia tulema täna, aga vist ei ole nüüd saabunud. 82. aastal jätkusid Tartu Ülikooli auks tehtavad ekspeditsioonid. Ülikooli 350. aastapäeva puhul käidi Kesk-Pamiiris juba uue presidendi Kalev Muru juhtimisel. Ohtralt osaleti Nõukogude Liidu alpilaagrites ja sellel aastal, 22. aastal oli Eestist kõige arvukam alpilaagrites ettevalmistuse saanud ja oskuste parandate arv oli 148 inimest. Järgnevatel aastatel samuti käisid inimesed instruktorite koolides üle ja alpinismi instruktorite mägigiidide tunnistused said kokku 29 inimest. 89. aastal toimus kolmas Firni kolmanda põlvkonna ekspeditsioon Pamiiri, mille eesmärgiks oli suhteliselt rasked tehnilised marsruudid ja mõned esmatõusud. Muu hulgas tollest perioodist võiks mainida, et Eesti lipp ja Firni embleem jõudis Vladimir Paluberdini abil Kanchenjunga tippu ja samuti, ma ei oska küll aastat nimetada, on Eesti lipp ja Firni embleem käinud vist lõunapoolusel ära Velloparki käe läbi. Taoline alpilaagrites käik ja pidevad ekspeditsioonid toimusid 91. aastani ja siis nagu murelikult aastate tava sellised isetegevuslikud asjad olid lihtsalt soiku ja vaadati, kuidas poliitiline ja majanduslik situatsioon kujuneb. Palju klubi vara jäi mitmete tollaste aktiivsete inimeste kätte hoiule, dokumentatsioon kui varustus. 2 korral, 91 ja 95, tuli klubi ümber registreerida tollaste seadusenõtsude kohaseks. Ja ma arvan, et praegu ma annaksin sõna Kalev Murule, kes oli president 80. aastast alates kuni praeguseni. Ta räägiks natuke oma perioodist lähemalt siis.
poolt genereeritud, välja õpetatud palju rohkem. Head niigi palju teid sai siia sellele juubeli 40-aastasele kokkutulekule kokku tulla. No, paraku jah, ajalugu näitab seda, et olin saatuste sunnil kõige pikema perioodiga president aastast 80 kuni 99, praktiliselt pool aega Firni elueast. Noh, selle aja jooksul sai ikka põhitegevusega tegeldud, see on kasvatatud, õpetatud inimesi kulkuma ja eesmärgiga, et nad tuleksid ise tagasi, et neid ei peaks tagasi toodama. Nendest paariks kõige suuremaks ürituseks sai aastal 1982 Tartu Ülikooli 350. aastapäevale pühendatud ekspeditsioon Kesk-Pamiri, mille käigus siis nimetati ja muidugi mõista vallutati 2 seni nimetud tippu, siis Tartu Ülikool 350 ja Parati nimeline tipp. Selle 82. aasta jaanuari seisuga oli Pamiris veel 26 nimetud tippu ja siis, kui meie suvel sinna ronisime, siis 2 neist said nime. Peale meie sellel ekspeditsioonil oli ka väga olulise kaaluga luuregrupp, kes enne ekspeditsiooni kõndis selles piirkonnas, tegi pildid ja siis, kui me saime kokku, siis ilmutasid käepäraste vahenditega need filmid, panid paberile ja siis lõpuks otsustati, kuidas missugused nõlvad tõusta. Teiseks selliseks, minu aja ürituseks oli aastal 89, mineks samuti Pamiri. Tolle eesmärgiks oli rohkem selliste tehniliste marsruutide läbimine. Teatud põhjustel meil ei õnnestunud saada sinna rajooni, kuhu me esialgu plaanisime ja siis valisime natukese lihtsama rajooni, aga sellele vaatamata kõik said käia üsna hästi. Siis sellesse perioodi jääb veel see, kus reeglina Tartu noppis nendest eraldatud tuusikutest, sest teatavasti siis käis alpilaagritesse saamine tuusikute abil enamuse ja hea meel oli kogeda, et kõik need, kes laagrites käisid, tulid tagasi ka sellise korraliku kogemuste pagasiga, kus juures kasvatasid ka oma seda alpinistlikku tehnikat. Siis ütleme need sellele noorema või uuema generatsiooni inimestele, kes oli siis asusid Firni etteotsa peale seda 74. aasta avariid, siis nendele avanes aastal kuskil 84 liitumine liidu rahvusvahelise alpilaagrisüsteemiga. Ilmar Priimetsa toetusel sai rohkem mehi käia seal ja saada kõrgkogemust. Noh jah, siis tasapisi tulid need kroonivahetuse aastad ja siis pahandati minuga Tallinna poolt üsna kõvasti, et miks sa mees seda klubi laiali ei aja, miks sa ei müü seda klubi varandust liikmetele maha. Keeldusin ja ega me rahvale sellest eriti ei rääkinud, et noh, milleks neid ikka ärritada sellega. Ja nagu siin Taavo ütles, et tuli tõesti 2 korda seda klubi põhikirja kohandada nendele uutele seadustele. Ega sellel ajal juhatust, kui sellist praktist ei olnud, need otsused võtsin ise vastu, registreerisin ära nii, nagu oli soodus. Aga noh, eks nende aastatega ka mul see jõud rauges ja siis, kui oli see otsustav osa, kus tuli nüüd see
see oli mingi märgist aasta tagasi, oleks pidanud firmi uuesti ümber registreerima mittetulundusühingu, siis jäinud kuupäeva hiljaks lihtsalt. No aga nüüd on need uue juhatuse poolt need probleemid lahendatud ja ma soovin sellele uuele juhatusele väga tegusat ja toimekat edaspidist indu. Esimesed ristsed nad said organiseerides Baltikumi, see oli siis 41. Baltikum, mis toimus Tartus. Ja nüüd nendele see teine suurem nimis ristsed on siis seesama meie juubeliürituse organiseerimine. Tahan soovida nendele palju edu ja indu ja kõva seiklusvaimu, mida nendele, aga teile kõigile. Need kohtumiseni Mägedes.